sinuga nüüd paar päeva enne seda, kui sa sõidad Soome ja sealt edasi maailmakarika finaali Göteborgi. Räägi, kuidas sinu vorm on ja kuidas su hobuse vorm on enne seda suurt võistlust? Loodan, et minu enda isiklik vorm on täitsa hea, kuna olen palju tegelenud enda füüsilise vormiga ka, et käinud jooksmas, jalgrattaga sõitmas, et tunnen ennast hästi. Hobust ei räägi, aga kui nad vabalt väljas ringi jooksevad, et tundavad, et on õnnelikud ja tunned ennast hästi, et arstid on nad üle vaadanud, öelnud, et on terved. Aga eks kui sinna jõuame, et seal on täiesti teisel tasemel see võistlus, kus ma ei ole varem käinud ja minu hobust ei ole varem käinud, et ettevalmistus loodame, et on kõik sujunud hästi, et aga... Kui inimeste vormi saab ajastada päris hästi, kuidas hobuste vormiga on, et kuidas sa ajastad hobuste vormi? Kindlasti, ega kui ma trenni teen, ega ma mõtlen, mida see hobune võib ka tunda seal all, et enne võistluse ma kindlasti koormust neile ei pane väga raskeks ja ma ikkagi enne võistlus võtan koormust maha, et nad tunneksid ennast hästi, et natukene mõtlen samamoodi, et kuidas ise kui tahad ennast vormi viia, et kuidas peaks tegutsema ja hobusega vastavalt samamoodi. Milliseid ettevalmistusi sa veel teed selleks suureks võistluseks, et mida tavaliselt või kuidas see rutiin välja näeb? Mida tehakse? Ega tavaliselt ongi ikkagi, tehakse mingi suurem kontrollvõistlus kuskil, et meil on siin võimalus Soomes teha 2 tärni, mis ei ole kindlasti piisavalt suur, aga vähemalt midagigi, et saab hobustega hüpata ja võib-olla on see hea jällegi, et hobust ei pea enne suurt võistlust liiga palju pingutama, et seda on raske ennustada. Milline näeb sinu päevakava välja tavaliselt? Tavaliselt Talli me jõuame kella 8-9 hommikul, siis kas hobused osad käivad oma karussellis jalutamas, Koplis, hakkad nendega ratsutama. Katsume neid päevas 3 korda võtta neist boksist välja, et ega see on palju kasutad enda tunnet ka, et kui näed, et hobune on väsinud, lased tal natuke rohkem olla kergemalt, kui neil on palju energiat, siis kui on vaja, tuleb võtta neid 4-5 korda ka boksist välja, et nad saaksid oma energiast lahti, et see on täpselt, sa pead tegema tunde järgi ja hobust on erinevates vanustes, et sa ei saa noore hobusega ja vana hobusega täpselt sama asja teha, et sa pead ikka kõigi peale mõtlema natukene erinev. Milline hobune Artas on ja mida sa hindad temast kõige rohkem? Tal on väga suur tahtejõud, et tal ei ole jõudu võib-olla nii palju, aga et ta tahab anda endast alati parima, et mitte tõkkeid maha jääda ja võitleb sellest, et ega tavaliselt kui raja peal mingi viga temaga sisse tuleb, siis ta teab, saab aru juba, et sealt nii või enam midagi ei tule ja tuleb teised vead ka, et siis ta annab alla ja ta võib neid tõkkeid maha ka jääda. Aga kui ta tunneb, et kõik on veel võimalik, siis ta ikka võitleb, et kus ta keeruline selline on, aga temaga tülli ei tasu minna. Kui palju sa üldse jälgid Eestis ja välismaal teiste ratsutajate tegemisi? On sul ka mõni eeskuju? Ma videosid jälgin iga öö ja päev neid vaatan. On Eesti ratsutajad, kes mulle on eeskujuks, kelle sõit mulle väga meeldib ja välismaal on omad nimed ja sellega ma katsun kogu aeg kursis olla, et kui nad hüppavad ja vaadata neid radast ja kuidas nad sõidavad ja mõelda, mis nad teevad asju, et sellega ma olen öösel kuni ära läheb, siis telefon kätte ja jälgin küll sellist asja. Aga kes on sinu eeskujud? Eestis minu lemmikud sõitjad on Hanno Ellermann ja Tiit Kiviselt, kuna neis on väga palju erilist. Ja maailmas Markus Heining, need on sellist, kelle sõitu naudid ja näed, et kui professionaalsed nad on. Siin iseloomustatakse kui väga töökat inimest, kes on ennast siis sellest sinna tasemele nagu viinud läbi suure töötahte ja läbi sihikindluse. Kuidas sa ise ennast iseloomustad? Hobustega mulle meeldib tööd teha, et võib-olla mingid muid asju, mis ei ole hobustega seotud, ma ei ütleks, et ma nüüd väga töökas olen. Hobustega, ma naudin seda ja mulle meeldib teha, et ma võin hommikul vara alustada ja hilja lõpetada. Ja ega teised ka, kes on hobustega tegelikult, hobust nõuad nii palju aega, et ma ei arva, et ma nüüd teistest oleks palju töökam, et siin teised teevad ka samamoodi tööd, et
see on selline ala, kus sa teisiti lihtsalt ei saa, et sa hobust nõuad palju aega. Sa teed hommikust õhtuni tegeled hobustega, et see on nagu elustiil ka. Kas sul mõni muu tegevus või hobi ka päeva mahub? No ikka mahub, ega saad ise planeerida oma aega ja hobused tahavad vahepeal puhata, aga mis mulle huvi pakub, on ainult hobust, et okei, vahest kalapüük ja sellist, aga jah, hobustega on ikka kõige lahedam. Kas sul on praegu ka mõni unistus? No ikka igal inimesel on unistusi. Kas sa ütled meile ka? Unistustest mina ei räägi neist, et need on unistust. Ma küsin nagu unistuste kohta veel seda, et kes on sinu unistuste hobune? Unistuste hobune? No ma loodan, et see veel üks päev tuleb, aga seda on keeruline öelda, et ega see unistuste hobune, et jään vastuse võlga, aga loodame, et veel eluhobune üks päev tuleb, kellega saab kindlasti neist, Artasest on ka paremaid hobust, et ma seda ei mõtle, et ta maailma parimana, kuigi ta on väga hea hobune, et loodame, et see unistuste hobune üks päev on mul olemas. Milliseid omadusi sa hobustes hindad? Eks nad peavad tahtma võidelda samamoodi, et neil peab olema jõudu, tervist ja süda, tavaliselt ikkagi tundub tänapäeval, et need, kes ikkagi hüppavad väga kõrgel tasemel, et ega need peast on ikka natukene hullud ka või sellised kreisid, et see mulle tundub, et käib juurde, et selline tavaline klassikaline hobune tänapäeval on ka igasugust juhust, aga see natukene sellist hullu julgust ikka hobusel peab olema, et neid tõkkeid hüpata. Kas selline kreisi hobune on sinu jaoks mugav? Mulle meeldib tervist hobust, et ma arvan, ma saan nendega hakkama, et nendega on väga keeruline, et sa pead nende järgi tegema, et sa ei saa jääda ainult nagu mingisse kindlasse asja, et sa pead tegema nende järgi ka. Ja muidugi, kui hobune on lihtne, siis seda lihtsam ratsutajal, aga kui palju see lihtne hobune nüüd võitleb sinuga seal raja peal, see on kõik suhteline. Kuidas hobused üldse sinu juurde jõuavad? Kas siis ise leian või ostame või siis jah, tuuakse vahest sõita või et hetkel mul on inimesed, kellega me juba teeme koostööd ja nende kaudu nagu otsime, et hetkel mul on õnneks selline 5-6 hobust, et ei ole väga palju, et see on nagu hea, et ma arvan, et liiga palju hobuseid võtta siis, et mida kõrgemal tasemel sa tahad teha sporti, ma arvan, et siis see on, et nad nõuavad palju aega ja mida rohkem aega sa suudad neile pühendada ja keskenduda, et siis see tulemus on ka parem. Sa oled ka treener ja kas sa oled mõelnud või enda jaoks paika pannud, et milline on sinu eesmärk treenerina, et mida sa tahaksid oma õpilastele edasi anda? No eelkõige, et kui nad tulevad trenni, et kui neil on, alati ma küsin, mis mure on, mis neil tekitab probleeme, et see probleem kõigepealt ära lahendada ja et hobune lõpetaks hüppamise hea tujuga, et ta tahab hüppata ja ratsutaja samamoodi, et ta saab asjast aru ja et see oleks võimalikult lihtne. Mitte liiga keeruliseks seda teha ja raskeks. Sa elasid pikalt Soomes ja nüüd sa oled tagasi Eestis, et kus on parem olla? No Eestis igal juhul jah, muidu ma ei oleks tagasi tulnud, et mul oli Soomes ka väga head tingimused ja uhke talv, aga täna siin Ruilas, sellele ei saa ükski koht vastu, et see on ikka väga vägev koht ja hobustele viimase peale, et siin on super. Millised on sinu sportlaskarjääri kõige eredamad hetked sinu jaoks seni? No ega need ongi eelmine aasta see maailmakarika etapi võit Leedus ja nüüd paar nädalat tagasi Varssavis 3 tärni Grand Prix 3. koht, et need on ikka kõige suuremad. Kas sa oma kõige esimest võitu ka mäletad? Esimest võitu ei täpselt vist ei mäletagi. Hobust äkki mäletan, pasakaga midagi võitsin, aga täpselt meeles ei ole. Millal sa otsutama hakkasid? Takistussõiduga ma alustasin üpris hilja, äkki 13 või 14, et ma kodus sõitsid, selline galoppe tegid natukene, aga hüppama hakkasid ja 13-14, üpris hilja. Sul tuleb varsti sünnipäev ka paari päeva pärast. Ja. Kas sünnipäeva soov on teada?
sünnipäeva saama. Eks ta nende võistlustega, ma arvan, kuidagi on seatud, et see reis ja kõik õnnestuks, et ega see on ikkagi suur ettevõtmine esimest korda, et hobused jõuaks tervelt sinna, seal võistlustel midagi ei juhtuks ja saaks toreda kogemuse ja ega selline võiks olla siis. Mis mõtetega sa lähed Rootsi? Head kogemust saada, näha, kuidas, kui rasked on need rajad seal, sest see on 5 tärni võistlus, et see on mul esimest korda ja katsume anda endast parimat ja igal juhul. Ega seal on kõigil raske, ma arvan, et ega kindlasti seal parimad ka eksivad ja aga Kas närv on sees ka? Ei ole lihtsalt ootus, ärevus, et näha ja hüppata seal. See on kindlasti lahe, et mulle on räägitud, kui suur hall see on ja kui palju seal on piletid kõik välja müüdud, et mulle meeldib seal kindlasti hüppata, et isegi kui halvasti läheb, et mis seal ikka. Mida sa naudid võistlemise juures kõige enam? No ikka kõige vägevam tunne on see, et kui sa saad oma raja hüpatud hästi, sa oled rahul sellega ja näiteks kui võidad ka, siis see tunne on ikka vägev, et seda ei saagi kirjeldada. Sa oled üks minu arust ka väheseid Eesti sportlasi, meesterahvaid, kes nagu seda võidurõõmuga rajal nagu välja näitab. No mul tuleb jah, kui finišisse jõuad ja tunned, et on hästi läinud, siis natukene vist näitan välja. Aga ma soovin sulle palju edu. Me hoiame sulle pöialt, hoia Eesti lippu kõrgel ja võta enda jaoks sellest võistlusest maksimum. Suured tänud. Üritan anda endast parimat.